Tere taas tulemast Hortonomi Aiepäev kanalile ja mina hakkan täna sibulat maha panema, et muidugi ma oleks võinud ka varem maha panna, aga ma natuke pelgasin neid jahedaid öid ja jahedaid ilmasid, mis meil vahepeal olid ja ma ei tahtnud riskida sellega, et see sibul läheb hoopis putke külma pärast ja muidugi kui ta läheb putke, ta hakkab õitsema, siis ta ju ei taipa endale seda toredat sibulat sinna alla kasvatada, mis on ka põhjus, miks ma seda sibulat kasvatan, just selle sibula pärast, sest rohelist sibulat saan ma nii murulaugu pealt, siis mul on talisibulat ja mul on rindelist sibulat ja need on nagu annavad lihtsalt järgmiste külmadeni ilusti seda rohelist sibulat, et mina tahan saada mugulat. Siin vasakul on see põhjus, miks ma ka täna video teen, on see, et ma tahtsin teiega jagada ühte oma edukogemust. Nimelt, mul ei õnnestunud mitte talvel säilitada ainult seda suurt mugulat, mida toiduks tarbida. Meil jätkus seda kuskil veebruarikuuni, mis on tegelikult ju väga hea tulemus, kasvatada endale sibulat toiduks ja siis hoida seda kuivana kuni veebruarikuuni. Vaid mul õnnestus ka hoida tippsibulat. Nii et ma just tegelikult sorteerisin nad läbi ja lugesin kokku, et neid on täpselt 118 tükki. Ja mõned nendest tõesti olid ka pehmeks läinud ja läksid juba komposterisse. Aga ta on selles mõttes huvitav sibul, et ma sain selle ühe memme käest ja kui ma teda olen ka nüüd kasvatanud, siis ta ei lähe ka suvel nii kergesti putke. Nii et ma ei teagi, et kui mul nüüd see aasta ta läheb putke ja mul on seal õied ja mul õnnestub seda musta sibulat saada, et siis ma kindlasti proovin ka sest mustast sibulast endale uuesti tippsibulat kasvatada. Aga selle memme käest ma sain ja ega me ei tea, mis sort see on. See on lihtsalt üks kohalik sort, nimetu. Ta arvas küll, et tema võib-olla kunagi on saanud osa sellest sibulast võib-olla kusagilt sealt Peipsi kandist, aga päris kindel ei ole. Ja mina ei ole ka mingisugune sibula ekspert ja kindlasti ei ole mina ka õige inimene rääkima, et kuidas sibulat kasvatada, aga ma lihtsalt tahtsin teile näidata ja kellegagi oma seda edukogemust jagada, et täiesti on võimalik ka tippsibulat üle talve hoida ja tegelikult on see päris eriline tunne, et ma saan oma enda üle talve hoitud, enda kasvatatud sibulat siis kevadel uuesti maha panna ja ma loodan seda edu ka siis nüüd uuel talvel korrata. Mulle hirmsasti meeldib see mõte, et ma saan toidu valmistamisel kasutada seda sibulat, mis ma olen ise kasvatanud. Aga ikkagi igal tagavaral peab olema ka tagavara ja ma tegelikult haarasin poest ka kaasa nii-öelda siis poe tippsibula. Ja seal uskumatult, aga sel aastal oli palju valikut tippsibulate osas, et muidu mulle tundub, et ma olen nagu ainus inimene, kes ei taipa õigel ajal tippsibulat ära osta ja siis seda valikut ei ole ja kas üldse midagi kätte saab. Ja kui ma nüüd ka selle nagu lahti rebisin siin, siis ma näen, et ahaa, mitte ainult minul ei ole läinud mõned tippsibulad pehmeks, vaid siin on ka miskisugust hallitust ja asja. Ja võib-olla see on isegi positiivne, sest et ta peaks olema vist Hollandist äkki. Võtan, kas siin on taimepass ka kaasas. Isegi on, sest nüüd peab olema kõikidel asjal taimepass, mitte päris kõikidel, aga teatud liikidel. Et need on, siin see on, madalmaad on siin. Parim enne, juuni 23. No mul on veel üle kuu aega. Aga see on siis see sibul. Valisin Sturon, sellise sordi, mis pidi olema nagu mahedama maitsega kirjade järgi. Proovime järgi, see kohalik on üsna kreftine ja mul just meeldibki sellise sibulaga süüa teha. Aga see sort siis kasvatab endale ühe suure mugula alla, nii et ma selles mõttes ka ei pea muretsema, et näiteks kuivatamise ajal ja midagi, et nad läheksid omavahel segi, sest ma arvan, et ma seda sorti ei hakka ise säilitama. Aga kuidagi on lohutav, et ka poesibulal on selliseid tühje ja mitte säilinud sibulaid sees. Võib-olla see tähendab seda, et neid ei ole siis nii palju töödeldud erinevate fungitsiididega. Ei tea, sest minu sibul kõlab nii hästi, eks ja minu sibul on kindlasti töötlemata igasuguste taimekaitsevahenditega. Nii, aga miks ma sibulat veel maha saan panna? Teine põhjus on see, et kui ma olen varem rääkinud, et ma laiendan oma aiamaad muru arvelt, siis paistab, et see piir on nüüd ette tulnud ja muru arvelt ma enam oma aiamaad laiendada ei saa. Nüüd on hoopis teistmoodi, nüüd on niimoodi, et püsililled kolivad maja ette, sinna tänava äärde, kus ma tegelikult väga ei tihka endale toitu kasvatada. Ja siit siis erinevate püsilillede alt vabanes mul jupp maad, eile õhtul täpsemalt. Ja siin on kasvanud mul siis mõned iirised, mõned krookused, mõned päevaliiliad. Nii et sibula puhul
ka, et kui te maha panete, et siis tema puhul võiks olla nii, et see maa ei ole kõige rammusam ja ta ei ole siis ohtra komposti või mõne eriti just lämmastiku allikaga üle väetatud, sest siis ta ikkagi, mis ta teeb, on see, et ta kasvatab rohkem seda rohelist kui siis seda mugulat sinna alla. Nii et pigem võiks olla selline lahjem maa. Ja teine asi veel, mida ma olen nagu aru saanud, kui ma olen ka teiste aadnikega rääkinud, on see, et kuidas seda sibulat siis ikkagi istutada. No see, et juured allapoole ja see tipp ülespoole on eks ole arusaadav. Aga mille üle alati arutatakse, on see, et kui sügavale panna. Aga erinevaid inimesi kuulates, inimesed elavad ka väga erinevates piirkondades, kus on väga erinevad mullalõimised ja minul näiteks on ka siin selle koduaia piires on väga erinevaid mullalõimiseid, aga see konkreetne jupp siin on pigem savikas. Nii et siin ma pigem ei paneks siis seda sibulat nii sügavale, aga kui siin oleks liivakas, siis võib kohe täitsa julgelt niimoodi maha matta, et võib-olla ainult vaevu aimatavalt jääb see tipp välja. Nii et ma siin tegelikult proovin olla nagu ettevaatlik. Ja siis teine huvitav asi, mis mulle nagu meelde jäi, sest et see oli nii armas, oli see, et kui on selline savika muld ja kui sibul on ilusti kasvama hakanud, et on selline ilusad rohelised lehed on peal, siis õrnalt hakatakse silitama seda, eriti kui on savikas muld, et siis on sibulal on hea siit hakata välja kasvama ja siis kasvab ilus sibulad alla. Ma ei tea küll, kuidas seda teha pesasibula puhul ja kui praktiline on see silitamas käimine, aga ma proovin natuke ka seda suvel jälgida, et eelmine aasta ma seda ei teinud ja kõik läks nagu väga hästi. Ja ega muud ei olegi. See maa et ta on nüüd, ma julgen öelda, et ta on pigem natuke lahjem, kuna siin on olnud aastaid püsililled. Ma panin siia natukene tuhka, et puutuhka ja natukene, et kui muidu öeldakse, et siin kuni 150 grammi ruutmeetri kohta, ma panin umbes 100, ehk see on mingi pool väikest klaasi tuhka ja siis õnnalt selle siin niimoodi segasin sisse. Ja muud ei olegi. Nüüd ma lihtsalt ma ei hakka roosasi kollastest eristama, aga mul on väike käsi, aga ma panen nad sellise natuke rohkem kui niimoodi oma see vaksa kaugus või niimoodi, et ma ei saa öelda mitu sentimeetrit, aednikel ei ole ju lauda, aga niimoodi maleruudus ma kõigepealt panen nad paika, et ma kohe ei hakka neid nagu istutama, sellepärast et muidu ma ei mäleta, kuhu ma selle eelmise panin. Aga ma kõigepealt proovin nad siis selle maa peale ilusti sõbralikult ära jaotada selliselt, et neil kõigil oleks piisavalt ruumi kasvada. Nii, ja nüüd ma olen nad siia ühtselt ära jaotanud. Ja kui ma hiljem näen, et kusagil on liiga tihedalt, siis ma lihtsalt vahepeal toiduks tarbimiseks võtan mõne vahelt üles ja nagu ma ütlesin, mul on mugusibul otsas, siis ongi ju hea, kui vahel juba saab aiast ka võtta. Nii, ehk siis juured allapoole, siin on näha, et on juurenuksud tulemas ja tipp ülespoole. Ja kuna minul on siis natukene sellise savikam, siis ma neid niimoodi väga ei mata, aga ma panen need natuke hoolikamalt siia paika, ehk et nad siis niimoodi kui oleksid ühe koha peal. Ja praegu ma neid kastma ei hakka, et ma jälgin, millal meil ka vihma tuleb, et sibul väga sellist kastmist minu meelest väga ei vaja. Aga ma tunnen ka, ja nüüd kui ma seda maad ette valmistasin, et siin pinnases on piisavalt niiskust, nii et te peaks ilusti hakkama nüüd juurduma. Peagi on kindlasti näha ilusti need rohelised otsad. Ja siis ilmselt augustis saan ma siit ohtralt mugulaid võtta ja siis õues neid kuivatada ja loodetavasti siis ka seda üle talve säilitamist taaskord korrata. Nii et egas midagi, kellel on veel vaba maad, käige veel poest läbi, võtke endale tippsibulaid ja proovige järgi teha. Mina jään siia nüüd istutama ja teile, nagu ikka, toredat aiandamist.